Tervist! Mina olen Heilo Altin ja olen haridusrobootika juhtivspetsialist, aga oma elus olen tegelenud palju koolirobootikaga ja seda eelkõige käinud koolides robootikat populariseerimas Eestis üles ehitamas. Ja täna ma räägin teile sellest miks meil on vaja Eestis insenere ja kust nad tulevad. Et kas meil on võimalik ehitada süsteem, kuhu me paneme noore inimese sisse ja kui ta tuleb sealt välja, siis on meil valmis insener. Aga lisaks sellele me räägime ka sellest, et miks meil on insenere vaja majanduslikust vaatest ja isegi kui kõik ei taha inseneriks saada, miks isiklikust vaatest oleks kasulik selle valdkonnaga kursis olla ja kuidas see inseneriks kujunemine käib. Ma räägin seda teatud uuringute pealt ja ma räägin seda ka kogemusest, mida ma olen näinud üle 10 aasta koolides ja noorte seas üritusi organiseerides ja töötubasid läbi viies. Huvi pärast on see, et kust üldse inseneride vajadus maailma tekkis, oli muidugi sealt, kui algasid põhiliselt tööstusrevolutsioonid. Ja kõige esimene tööstusrevolutsioon oli see, kui külasepad tulid oma töökodadest välja, kui tekkisid energiavõimalused auru ja vee jõul ja nad koondusid tehastesse ja hakkasid koos asju tegema. Ja täna me oleme jõudnud välja juba 4. tööstusrevolutsioonini, isegi räägitakse 5. Aga Eesti tööstused ütlevad, et nad on seal kuskil 3. 4. vahepeal. Ja mis tehnoloogiad juhivad tööstus 4 revolutsiooni on ikkagi, nagu te näete ekraani peal, asjade internet kuni küberturvalisuseni välja ja väga palju tuleb sisse ka juba tehisintellekti ja masinõpet. Ja neid tööstuseid üritatakse juba üles seada viisil, et inimene peaks sellesse võimalikult vähe sekkuma ja kui näiteks mingisuguse tootmisliini peal tekib väikene viga, mingisugune vaheplokk ei suuda ülesannet täita, siis need masinad suudavad selle probleemi omavahel ära lahendada, et tootmine seisma ei jääks. Te näete ekraanil nüüd seda, kust tuleb Eesti majanduses raha. Ja siin on toodud nende sektorite osatähtsus lisandväärtuses jooksevhinna protsendis ja loomulikult töötlev tööstus on Eestis peaaegu 15% majanduse osakaalust. Aga mis on huvitav on see, et kohe ma kuvan ette, millised nendest valdkondadest vajavad oma toimimiseks insenere. Ja kui nende valdkondade protsendid kokku liita, siis võiks öelda isegi, et üle poole Eesti majandusest sõltub sellest, kui palju meil on insenere. Küll on üks probleem selles, et Eesti töötlev tööstus ei loo just ühe töötaja kohta suurt lisandväärtust võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega. Kui Eestis on töötleva tööstus osakaal kuskil, nagu me nägime, 15%, siis sellest töötab Eestis umbes 18% elanikkonnast. Ülejäänud Euroopas on keskmiselt vastupidi. Ehk 18% on töötleva tööstus osakaal majanduses, aga seal töötab 15% tööjõulisest elanikkonnast. Ja kui me toome võrdluse, et vaatame, näeme tabelis isegi Soomes, siis on ühe töötaja kohta, kes töötab töötlevas tööstuses, palju suurem osakaal või see lisandväärtus, mida nad teevad. Ehk meil ei ole Eestis mitte vaja ainult insenere, meil on vaja ka kõrge lisandväärtusega insenere. Sest kui tihti räägitakse, et kes siis on üks insener, siis me võime mõelda, et insenerid ongi tegelikult hästi mitmes kihis. Ühed neist on need, kes opereerivadki, võtame näiteks metallitööstuse, opereerivad metallitööstuses erinevate masinatega, stampimismasinad või keevitamis või freesimis, mis iganes, aga on ka need, kes panevad neid koostööliine kokku ja koostavad neid detaile. Aga Oskar raport kõige viimane ütlebki, et tegelikult meil on 2/3 inseneridest puudu. Ja ettevõtjad on ammu juba selle välja toonud, et täna, kui me läheme nüüd ühte töötleva tööstuse ettevõttesse ja kõnnime ringi selles tootmispooles, siis eesti keelega seal tihti enam hakkama ei saa. Ehk need töökohad on juba ära täitnud välistööjõud, aga kellest on veelgi suurem puudus on loovinseneridest, kes töötavadki arvuti taga. Meie enda põhiseaduski ütleb seda, et milleks Eesti riik eksisteerib ja me eksisteerime ikkagi selle jaoks ju, et meie rahvuskeel ja kultuur säiliks läbi aegade. Aga siin on üks väga lihtne nüanss. Laulupidu ei maksa ennast ise kinni. Selleks on Eestil vaja tugevat ja jätkusuutlikku majandust.
Et kui me keerutame Eestis seda raha ringi, siis see ei ole meile kokkuvõttes ju ei too majanduslikku tulu juurde. Meil on vaja ikkagi saada juurde eelkõige tellimusi välisriikidest ja meil on saada vaja siis suurenenud eksporti, et siis hoida üleval seda, milleks me siin eksisteerime. Ja nüüd jõuamegi vaikselt selle juurde, et kas siis võiks iga ühest saada insener? Ma usun, et kõik te oma peades juba mõtlete, et loomulikult see ei ole võimalik. Ja ma võin teile kinnitada, et jah, see ei olegi võimalik, kõigist ei peagi saama inseneri, aga kus me siis teeme selle vea? Mis me siis jätame tegemata, sest et täna on ikkagi, kui me võtame inseneri erialad või IKT laiemalt, need erialad on ülikoolides üks kõige väiksema sisseastunute osakaal nendele erialadele läbi aastate on olnud siiani praegu langustrendis, on vahepealseid hüppeid, aga kuidas me saaks siis nii teha, et meil oleks nendele erialadele suurem konkurents? Ja selleks on väga lihtne valem. Me peame tegelikult alustama lasteaiast, sest et uuringud ja kogemus näitab, et lastele tuleb juba väga noores eas seda valdkonda tutvustada. Neile tuleb pakkuda võimalus mängida, disainida, ehitada, testida, näiteks robotitega või pakkuda neile võimalust programmeerida, sest et lasteaed on see koht, kus laps saab need esimesed maitsed suhu ja kui ta jätkab selle tegevusega läbi kooli, siis on üsna tõenäoline, et ta valib ka ülikooli astudes mõne IKT või siis inseneeria eriala. Ja meil on selle toetamiseks läbi viidud üks uuring, mis on küll 2013-2014, aga sisuliselt me tahtsime teada, et mille pärast siis üliõpilased valisid selle eriala. Ja see toimus siis 3 ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Infotehnoloogia kolledži siis sisseastunute seas 2 aastat järjest. Esimesel aastal võeti vastu 581 üliõpilast, 517 neist vastas siis küsimustele ja üks siis küsimus oli see, et mis põhjustas huvi IKT vastu. Ja kõige suurem osakaal vastanutest 2 aastat järjest kinnitasid, et see on nende esimene arvuti, mis nad lapsepõlves said ära lõhkuda või mängida sellega või naabrid palusid neid appi, et nad aitaks parandada. Ehk neil oli selline lapsepõlve käed külge vaba kogemus, mis tekitas nendel huvi siis selle valdkonna vastu. Samas me saime aru, et see, et neil tekkis lapsepõlves huvi valdkonna vastu, ei pruugi olla see, mis tõi neid õppima. Ja nendest siis, kes ütlesid, et see ei olnud põhjus, mis neid õppima tõi, ütlesid 40%, et õppekava sobis just personaalsest vaatest ja see oli põhjus, miks nad siis tahtsid seda eriala valida ja 16% tõi välja, et head ja laiad töövõimalused ja see valdkond on perspektiivikas. Huvitav on see, et minnes korra tagasi, siis siit vastanutest 2% olid need, kes ütlesid, et nad tulevad seda valdkonda õppima just eelkõige kõrge palga pärast. Aga see otsus, kuna siis seda eriala õppida, sündis ligi 90% täpselt gümnaasiumi ajal või vahetult pärast seda. Ehk kui täna me räägime sellest, et Inseneriakadeemia on ellu kutsutud ja selle tegevused on eelkõige suunatud just gümnaasiumiastmele, siis see ongi see hetk, kui enamus nendest abiturientidest või siis tulevatest abiturientidest teeb selle otsuse, et jah, ma tahaks nüüd minna IKT-d õppima. Aga IKT ja inseneeria erialad on ka tegelikult kõikide erialade võrdluses ühed kõige suurema väljalangevusega. Ja ka neid põhjuseid on uuritud. Ja need põhjused ikkagi korduvad suurel määral läbi aegade. Mis me saime teada on see, et need, kelle matemaatikaeksami tulemused olid paremad, siis nemad ei langenud nii suure tõenäosusega välja. Ja need siis, kes olid saanud proovida programmeerimist enne ülikooli, ka nemad olid kõrgema keskmise hindega ja nad olid rohkem rahul oma õpingutega. Ja kolmandik väljalangejatest, kellele ma siis isiklikult helistasin, ütles ikkagi seda, et nad tulid seda eriala õppima, sest seda populariseeritakse hästi palju, aga nad said esimese semestri käigus juba või ka laiemas plaanis esimese aasta jooksul aru, et programmeerimine ei ole nende jaoks ikkagi. Ja sealt tekkis meil tegelikult ka väga lihtne arusaam, et me ei tohi populariseerida.
me peame tõstma teadlikkust. Me peame pakkuma seda võimalust, et saada eriala õppima teadlikumad üliõpilased ja niimoodi me vähendame ka väljalangevust. Aga miks, kui isegi ei tunne huvi selle valdkonna vastu, oleks vaja selles valdkonnas pisut orienteeruda, on see, et kui täna on klassikaline töötaja oskused teekujuline, kus on mingisugune teadmiste ulatus, mis on lai, aga sügavuti läheb ta siis teadmistes täpselt selles erialas, kus ta töötab, siis keda tulevikus, mida rohkem on vaja, mitte ainult täna, on need, kellel lisaks oma erialastele oskustele, nimetame seda siis piikujuliseks tööoskuste profiiliks, on vaja ka andmeanalüütika ja IKT oskusi, sest ükski töökoht tulevikus ei jää sellest valdkonnast puutumata. See osakaal palju IKT mõjutab ja inseneeria just kõiki erialasid, see kasvab ajas. Ja lõpetuseks pisut lõbusamatel teemadel, et miks üleüldse ühele inimesel oleks kasulik teada näiteks midagi robootikast või inseneeriast laiemalt, on see, et mitte teha, sõnastuse pärast lolle otsuseid. Ja üks näide sellest tuleb kohe teie ette, aga robot, teadlased pole ka täpselt kokku leppinud, aga robot on suuresti ikkagi kõigi arusaamade järgi üks 3 komponendist koosnev süsteem, kus on andurid, kontroller ja mingid aktuaatorid. Ehk kui me niimoodi võtame, siis robot on tegelikult hästi sarnane inimesele. Sest et ka inimesel on olemas aju, mis meie keha kontrollib, meil on olemas lihased, me saame häält teha, ehk me saame ennast väljendada ja meil on olemas siis sensoorika ehk meeled. Ja kus see loll otsus siis tekkis, on siin üle 6 aasta tagasi, kus siis Ameerikas kasutati siis pommirobotit ühes olukorras. Ja sõna pommirobot juba iseenesest on vale, sellepärast, et sellel, ütleme siis kaugjuhitaval puldi autol ei ole tegelikult mitte mingisugust autonoomsust. Robot on enamasti ikkagi autonoomne. Ja mis see olukord, mis seal Ameerikas tekkis, siis oli selline, et mingisugune terrorist siis varjas ennast ühte hoonesse ja ta oli juba enne seda seal siis kõvasti tulistanud ja ta üritas siis ennast seal hoones varjata. Ja politsei talle lähedal ei saanud, kuna tal oli mingisugune hea positsioon ja kasutati lõpuks selleks pommirobotit nii-öelda, millele pandi väike pakikene lõhkeainet külge ja siis sõideti puldiga selle telliskivi seina taha, kus terrorist siis ennast peitis ja siis õhati see kaugelt. Ükski inimene peale terroristi loomulikult viga ei saanud, säästeti elusid ja neutraliseeriti oht. Aga mis sellest edasi juhtus, oli juba väga naljakas, sest et tuldi tänavatele protestima, kuna see võeti ka seaduse mõttes vastu, et jah, me lubame selliseid asju teha, siis see seadus ikkagi tõmmati tagasi ja öeldi, et ei, meie tapjaroboteid ei taha. Ja seda lugu tagantjärgi lugedes tekkiski selline arusaam, et vabandust, aga siin ei olnud absoluutselt tegemist isegi mitte robotitega ja veelgi kaugemalt nagu tapjarobotitega, et see oli ikkagi lõpuks inimene, kes puldile vajutas. Et orienteeruda selles valdkonnas tulevikus ja saada aru, mis on päriselt ja mis ei ole, tuleb kasuks neid teadmisi pisut rohkem omada. Kokkuvõtteks me rääkisimegi siis sellest, et kuhu see maailm meil liigub, missugused on need trendid, keda me Eestis vajame, miks meil on eelkõige vaja insenere selleks, et Eesti majandust kasvatada ja miks kõigile tuleb kasuks ükskõik mis erialal te hakkate töötama, omada ka IKT oskusi. Aitäh! Aitäh, Heilo! See oli väga põnev ettekanne. Ma kohe tahaks sult küsida seda, et see uuring, mis sa näitasid, oli 10 aastat tagasi nüüd tehtud. Mis sa ise arvad, et kui sa teeksid nüüd sarnase uuringu praegu, et mis on siis selle 10 aastaga juba meil muutunud ühiskonnas? Kindlasti meil on tehtud palju tööd sellel suunal, et me oleme hakanud rohkem kasvatama teadlikkust. Kui koolirobootikat hakkasin tegema 2008, siis täna juba väga paljud lapsed saavad koolis programmeerimise kogemuse kätte. Ja see ongi see vahe, et meil astuvad ka erialadele juba teadlikumad üliõpilased. Aga ma näen, et seda tööd on vaja ikkagi veelgi rohkem ja veelgi põhjalikumalt teha. Olgu, aga kus suunas me peaksime siis enda haridusest tegelikult edasi liikuma? Ma tean, et meil on nagu robootika huviringid, aga kuidas me saaksime seda siduda ka nende kooliõppeainetega?
See on väga hea küsimus. Ma ise sellel suunal teen tööd doktoritöö raames, kus me siis uurime, kuidas robotid võiksid kaasa aidata näiteks füüsikatundides sellise eksperimendi korras ainealaste teadmiste omandamisele. Ja põhiuuring saab küll varsti valmis, aga juba pilootkatse näitas, et nendel õpilastel teadmised selle tõttu, et nad kasutasid roboteid, vähemaks ei muutunud. Ehk nad ei jäänud lollimaks. Nad saavutasid sama taseme, aga mis suur vahe oli see, et nad olid tunnis palju rohkem motiveeritud, huvitatud ja just eriti tüdrukud. Õpetajad tõid selle välja. Okei, et siis oli nagu juhtum, kus mitte ei õpetatudki robootika, vaid kasutati roboteid, et õpetada. Ja, just. Ta oligi kui töövahend selleks, et siis seda ainet edasi anda. Kas seda saaks kasutada ka mõne muu erialaga, mis näiteks ei ole nii nagu tehniline, nagu näiteks sa tõid väga hea näite tegelikult eetika teemal tegelikult, et kuidas me pommiroboteid või üldse roboteid kasutame. Kas seda saaks ka nagu, kuidas seda saaks lõimuda mõne õppeainega näiteks? Meil on koolides väga aktiivseid õpetajaid, kes on muusika ja kunstiõpetajad, kes kasutavad robootikat oma aines. Aga alati, kui me oleme õpetajakoolituse teinud, siis õpetajad tulevad ikkagi koolitusele väga suure hirmuga. Nad arvavad, et see on ikkagi midagi väga rasket. Aga tänapäevased vahendid, kahjuks, et ma ise ei olnud sündinud õigel ajal, et nendega mängida lapsepõlves, on tehtud nii lihtsaks. Et meil on väga suur hulk loovainete õpetajaid, kes kasutavad roboteid, sest nad ei kartnud tulla koolitusele. Nad nägid esimesel päeval, ma saan ka sellega hakkama. Ei olegi nii raske. Ja see ongi see sõnum, et see alguslävend on nii madalale toodud, et kui sa soovid ja tahad, kõik on võimalik. Jah, tõesti, ma ise mõtlesin ka, et tegelikult et haridusrobootika üldse nagu, et õppevahendina on ju nii kättesaadav, et aga kas praegu, kas meil on see nagu kõikides koolides levinud või on mingid piirkonnad, kus võiks nagu rohkem seda olla, sest ma saan aru, et tegelikult ka väga suur probleem on ka see tehniline pool tegelikult, et kuidas see robot sinna kooli või tundi saab tegelikult või just need vahendid. See on väga hea küsimus. Meil ei ole täna tõesti väga suur probleem robotite puuduse. Tänu tiigrihüppele ja progetiigrile, kes on Eestis seda pikalt toetanud, kellest meil on ikkagi suur puudus, on õpetajatest. Ja nagu ma olen öelnud, et roboteid saab tehases juurde toota, aga õpetajaid niimoodi juurde toota ei saa. Et meil ei ole neid õpetajaid piisavalt, kes seda kõikides Eesti nurkades õpetaks ja annaks edasi. Meil on tekkinud mingisugused keskused juba vaikselt, kes huviringi tasemel annavad seda piirkonna koolidele, mis on iseenesest hästi tore. Nüüd ma küsin selle kõige raskema küsimuse, kuidas siis meelitada neid noori, et nad läheksid õpetajaks ja just siis robootikat õpetama ka? Neid näiteid on isegi, kus need samadest ringidest sünnivad välja juhendajad. Ma ei nimeta neid õpetajateks, aga nad on nende huviringide õpetajad, siis abijuhendajad. Ja minu arust on see koht, kus neile endale meeldib ja nüüd meil on vaja pakkuda seal neile tuge ja ökosüsteemi, et nad tuleksid edasi õppima õpetajaks. Või tulevad seda eriala ja võtavad siis hiljem pedagoogilise eriala juurde, et ükskõik, aga meil on seal potentsiaali, nad tunnevad ennast hästi ja tunnevad ennast kindlalt ja tahavad ise noorematele oma teadmisi edasi anda. Nii et meie tuleviks on robootika valdkonnas helge. Loodame. Suur aitäh, Heilo. Aitäh veel suurepärase ettekande eest. Aitäh.